Tere õhtust! Täna pluss teie ees 7. septembri kuupäeval. Uudiste toimetus on pikemad teemad, millistele algjärgnevalt peatume välja valinud. Elame huvitaval ajal. Orava parteis käib kodusõda ning lajatatakse täiega. Vahel valjendeid valimata. Kas kõik need aastad oli tegemist näilise rahuga? Kodanikele räägiti kõike ilustatult, läkitati klantspilte. Tegelikkuses hõõgusid tukkid tuha all. Nüüd lõid leegid ootamatult välja. Kõiki vaevab küsimus, mis saab valitsuse juhtparteist edasi. Ollakse jätkuvalt ühtsed või kõnnib osa tülli keeranud seltskonnast uhkelt ruumist välja. Sel teemal on meie saate avalugu. Stuudios on Reformierakonna kauaaegne aseesimees ja juhatuse liige Kristiina Ojuland. Tere õhtust! Tere õhtust, siiski endine reformierakondlane. Kas see, mis täna Reformierakonnas toimub, lõhenemine ja pidev sõnasõda nüüd erinevate poolte vahel, on teile üllatus või võis juba 2-3 aastat tagasi ette näha, et asi sinnapoole suundub? No erakonnas muidugi on toimunud, ütleme, kuni 10 viimase aasta jooksul isegi teatud muutused alates sellest, kui Ansip tuli selle erakonna juhiks, hakkasid need muutused toimuma ja see, mis täna toimub, see ei ole muidugi mingi üllatus, vaid see on lihtsalt ühe protsessi loomulik järg ja võib-olla on isegi imekspandav, et see tuli seal tuha all nii kaua suutis hõõguda. Et need põhjused võib-olla said väikestest asjadest alguse, need põhjused, mille tagajärgi me täna näeme. Ja need põhjused vast võib-olla kui natuke meenutada seda aegade tagust olukorda, siis kõige elementaarsemad põhjused, mis tekkisid selle erakonna sees või need probleemid õieti, mis tekkisid, oli see, et teatud üks väike seltskond otsustas lihtsalt seda erakonda hakata kaaperdama. Infot ei liigutatud piirkondadesse, erakonna lihtliikmed tundsid end vajalikuna ainult siis, kui toimusid valimised. Kes see seltskond oli, kes hakkas kaaperdama? No eks ta koondus sinna peakontori ümber ja ikkagi erakonna noorem põlvkond, ütleme see põlvkond, kes olid Reformierakonna asutajad, nagu ka tänases presidendivalimiste kampaanias on väga selgelt välja tulnud ju need nimed, osa, eks ole, nendest asutajatest on lahkunud nagu Lipstok või Rask või Viloosius, kes on läinud oma teistele ametitesse või Valve Kirsipuu, kes on loobunud suurest poliitikast. Aga see noorem põlvkond hakkas ellu viima lihtsalt teistsugust poliitikat, mis erines oluliselt sellest avatud demokraatlikust erakonna juhtimisest ja sealt need probleemid hakkasid vaikselt kasvama. Saladus pole see, et Reformierakonnas on kogu aeg olnud 3, 4 või isegi 5 liini. Ma mäletan, aastaid tagasi räägiti, et oli Ansip ja Tartu liin, siis oli Jürgen Ligi, Rein Lang, Kallase liin. No nüüd on neid liine veel juurde tulnud. No eks muidugi aja jooksul on ju nii palju uusi noori tulnud erakonda juurde ja kui isegi vaadata seda noorteorganisatsiooni, kes võib-olla toona siis noorte liidritena nagu Kristen Michal või Keit Pentus või mõned teised, seesama Taavi Rõivas, eks see võimuvõitlus hakkas juba ka nende omavahel, nende noorte vahel teatud hetkel peale ja mingil hetkel nad panid seljad kokku ja tegelikult otsustati siis nüüd vanadele ära teha ja mõistagi see tekitas erakonnas pingeid suuri küsimärke ja kindlasti ka see, mis päädis minu erakonnast väljaheitmisega siin mõned aastad tagasi, oli ka üks nendest tagajärgedest, ütleme, sellele protsessile, et lihtsalt noorem põlvkond püüdis kindlustada endale võimu ja nüüd me näeme täna tegelikult, kuhu see nii-ütelda võimu kindlustamine on jõudnud. Tegelikult erakond on lõhki aetud, erakond on tülli aetud, lihtliikmed on suhteliselt segadusse aetud, nad ei tea enam siis, kus on õige, kus on vale, kelle poolt olla, kelle poolt mitte, nii et jah, selline see olukord seal täna on. Kui tavaline on Reformierakonnas vaiba alt ära tõmbamine, nii nagu tehti seda Kallase puhul siin 1,5-2 aastat tagasi või nii nagu Marina Kaljurannaga käituti, lubati ühte, aga tegelikkuses tehti teist, lüüakse selja tagant nuga selga?
no eks võib-olla see on ikkagi Eesti poliitikas võib-olla laiemas plaanis täiesti tavaline asi, et eks seda juhtub ka teistes erakondades, nii nagu elu on näidanud, seesama teine suurim erakond Eestis, Keskerakond, kes on samamoodi ju praegu omavahel siin presidendivalimiste raames jällegi uuesti nagu tülli pööranud. Et neid asju juhtub Eesti poliitikas paraku ja see on huvitav, et just Reformierakonnas lahvatas see just praegu nagu presidendivalimiste ajal on nagu võib-olla minu jaoks natuke kummastav, et presidendivalimised kui sellised on täiesti ületähtsustatud Eestis, et Eesti on parlamentaarne riik, me oleme nagu unustanud selle, et me ei ole presidentaarne riik, et presidendil ju tegelikult põhiseaduse järgi ei ole, ei teab, mis suuri võimuhoobasid ja et selline institutsioon või sellise positsiooni eest võitlemine nagu president ajab nagu suured erakonnad omavahel sees tülli ja valitsuskoalitsioon, 3 erakonda ei suuda omavahel kokku leppida ühes kandidaadis. See näitab tegelikult meie demokraatia ebaküpsust, et võtame Saksamaa. Kui kas keegi meist teab, kes on näiteks Joachim Gauck. Ta on Saksamaa Liiduvabariigi president. Või võtame Sergio Mattarella, kes on Itaalia president. Nad on valitud oma parlamentide poolt, nad täidavad oma riigis põhiseaduslikke ülesandeid ja mingisugust niisugust tohutut suurt kära see valimine ei tekita, et pigem ma ütleksin nii, et tänases Eestis, kus hästi palju räägitakse presidendi otsevalimiste vajadusest, rahvas soovib seda ka isiklikult, ma toetan seda, Rahvaühtsuse erakond toetab seda mõtet, et võib-olla olekski tõesti mõtet Eesti-suguses väikeses riigis, neid põhjuseid on erinevaid, miks presidenti võiks otse valida, aga me võiksime seda tõesti avalikult arutada ja siis ütleme, oleks ka põhjust niisugustes suurtes avalikes debattides tulla siis välja erinevate ettepanekute, erinevate mõtetega, sest see, mida tänased kandidaadid lubavad või see, mida tänased erakonnad lubavad, on suhteliselt tuulde lubamine, sest põhiseadus paneb väga täpselt paika presidendi ülesanded tänases Eestis. Üks küsimus veel. Kes juhib Reformierakonda teie arvates täna tegelikult? Kas Taavi Rõivas, auesimees Siim Kallas, siis Kristen Michal või hoopis siseminister Hanno Pevkur? See on niisugune loterii küsimus, et ma arvan, et peaminister on vist nüüd teinud niisuguse kübaratriki, et ta on nagu ühest paadist teisse hüppanud, et vähemalt kõrvaltvaatajana mulle tundub, et see mäng, mida ta alustas siin koos Keit Pentusega suvel nii-ütelda pushides Marina Kaljuranda presidendikandidaadiks Reformierakonna sees, kui oli näha, et see ei õnnestu, siis tundub, et ta nüüd on hüppanud sinna Siim Kallase paati, mis veelgi halvendab seda sisemist õhkkonda ja olukorda ja segadust ja otsustamatust Reformierakonnas. Kas Siim Kallas valitakse presidendiks ära? Täna on seda tõesti vara öelda. Ma pigem julgeksin mõelda selles suunas, et see otsustamatus, see tüli valitsuskoalitsiooni juhterakonnas pigem võib Reformierakonna jätta üldse 24. septembril pika ninaga. Ja viia ka valitsuskoalitsioonist välja? Tõmmatakse Rõivasel vaid? Seda nagunii, aga ma tahan veel mõelda, lõpetada seda mõtet sellega, et tegelikult tulles nüüd nagu selles mõttes kodaniku tasandile, mida nagu tõesti inimesed Eestis nagu sooviksid näha, mis õhkab igalt poolt välja, kui sa käid inimestega kohtumas, on see, et lõpeks ometi ükskord see asi ära. Ja ma arvan, et täna opositsioonierakondadel on võimalus mõelda hästi kainelt, hästi selgelt, tulla ühe oma kandidaadi taha ja tõesti nendel presidendivalimistel tulla ja võtta see presidendi koht ja lõpetada ära see jama ja tasakaalustada siis ka tegelikult seda Eesti poliitikat, sest tõesti, kui me vaatame neid suuremaid riiklikke positsioone, nad on koondunud paraku kõik ühe erakonna kätte ja see ei ole õige. See aeg peab lõppema ja minu arvates oleks täiesti õige ja õigustatud ja ootuspärane, et opositsioonierakondadel võiks olla üks ühine kandidaat, kes sellele suurele kismale siin lõpu teeb. Suur tänu nende huvitavate mõtete eest, Kristiina Ojuland, aitäh teile!